olen ütlema, et ma tahan magama jääda, on ju, et ma ei saa magama jääda, kui te karjute siin. Ja siis vaatasin, 3 treenerit oli seal toas ja kõik kiljusid sellepärast, et nahkhiir oli toas. Ja siis nad tassisid, kell oli vist mingi 11 või 12 isegi juba. Ja nad tassisid madratsid üles teisi tuppa, et nad saaksid magama minna, sest nahkhiir oli toas. Aga lastega töö pakub ikkagi hästi palju positiivset elamust ja tegelikult ma olen ju väiksest peale tahtnud saada õpetajaks. Nüüd ma olen küll treenerina tööl ja tegelikult ma naudin seda lastega tööd. Ma arvan, et seda on võib-olla kõige parem nende enda käest küsida, miks nad siia tulevad. Sa saad uusi tutvusi nagu üle maailma. Õppida nagu palju nagu uut. Lipulaskmine, see on ka hea, et saab nagu sporti teha. Tegelikult ma näen siin oma töö tulemit ju. Ja meie see töö tulem oli nüüd sel aastal ju olümpiamängud. Et sellest samast väiksest tüdrukust, kes meil alustas spordikoolis, Laura, kasvas välja olümpiatüdruk, kellega me siis koos olümpiamängudele sõitsime. Et ma arvan, et see on iga treeneri unistus saada oma laps, oma õpilane olümpiamängudele. Suusatamine on lõbus, et alati, kui sa sõidad, siis on nagu hea tunne tuleb, siis tahad nagu ikka edasi suusatada. See on lahe. Paar talve on vähemalt küll olnud sellised või 2-3 talve. Vaatad aknast välja, mõtled, et oi, teem küll, mis nende lastega täna peale hakkama, et vihma sajab ja ma ei tea, kuidas ma motiveerin neid. Et ega see motiveeribki, et ega see tali nüüd lõpuks taeva jää, et ju see lumi ikka üks päev maha sajab, et nii ta on õnneks veel olnud, et päris ära pole nagu lumi kadunud. 3 aastat tagasi näiteks kukkusin ma järve peal, sest me läksime suusatrennis, läksime üle järve ja siis ma ei näinud, et jää oli lahti ja kukkusin sisse. Mis siis said? Treener tuli ja aitas välja mind. Talv on minu arust üks fantastilisemaid aastaaegu üldse. Ja see laste entusiasm, kui nad esimest korda saavad kas siis kevadel rullide peale või talvel suuskade peale ja see nagu innustab ennast lapsi nagu õpetama. See, mida ma teen nii võrratult, nagu mulle nagu meeldib ja mis mind lauatennise enda juures siis võlub, on see nagu mitmekesisus ja selline võimaluste rohkus. Minust seda mängu väga iseloomustab loovus ja sa pead nagu olema võimeline nii olema taktikaliselt ja vaimselt ja füüsiliselt ja et kõik need asjad nagu kokku panna. Ma arvan, et see oli 2010. aasta talvel. Plaan oli minna lastega Narva võistlustele, laste GP etapp oli. Ja pidin sõitma spordikooli ette Männimäelt. Ja buss ei läinud käima. Ja siis ma helistasin poistele. Tulge appi, nad tulid spordikooli eest, tulid sinna Männimäele. Ma arvan, et sealt on mingi 1,5 kilomeetrit. Tulid sinna spordikottidega ja siis me lükkasime selle bussi käima niimoodi. Jäime 15 minutit hiljaks, aga vähemalt võistlust sai peetud. Kui on 10-aastane, kes tahab, kui on 17-aastane, kes tahab, nad on minu jaoks nagu võrdsed. Kõige paremini iseloomustab last trennis, mitte see, kui hästi ta mängib, vaid kui hästi ta mind kuulab alati.